Siin meie selja taga on Jõgeva uus ilus kirikuhoone. Ja eesmärk missioonipäevadega on see, et inimesed tuleksid ja vaataksid seda kirikut ja mis siin toimub. Mis on olnud sulle endale sellelt päevalt sellised kõrghetked, mis on meelde jäänud ja rõõmu teinud? Rõõmu on teinud see, et paljud lastega pered on tee leidnud kiriku juurde. Suur rõõm on näha lapsi nautimas jäätisest ja batuudist ja koos olemisest. Siin on olnud ka väga häid piiblitunde ja oli ka väga hea kontsert, nii et siin on olnud ka väga häid muusikalisi etteasteid. Nii et palju, mida siis ka Jõgeva rahval oli uudistada ja siis ka leida siis see tee siia kirikusse. Ja ma usun, et tõesti paljud on ka tee leidnud kirikusse ja loodame, et siis see aitab kaasa ka koguduse kasvule Jõgeva linnas. Me oleme siin koolibussi bändiga ja ma tahaks teada, mis nad siin teevad? Mängime pilli, muusikat ilusat ja oleme lõbusad rõõmsad. Miks selle bändi nimi on koolibuss? Ma ei tea, kas selle bändi nimi on koolibuss tegelikult. See on rohkem nagu... Ei ole koolibuss, see on hoopis matkabuss. Ei ole matkabuss ka, see on keikabuss. Ei. See on reisi. No Renata päästis välja see reisibuss, jätame kõik meelde. Aga see räägib matkamislugudest ja see räägib missionääri elust ja meil on kohe siin üks pesuehtne missionäär võtta, kes on siis rännanud Kambodžasse, isegi Eestis on käinud, Nepaalis on käinud ja näiteks siin meil ongi näha üks täitsa tavaline siukene Nepaali koolipoisi müts või koolitüdruku müts. Kas see missionäär räägib ainult nepaali keeles või... Oskan eesti keelt. Buenos natsos. Oskan eesti keelt. Tere ja see on meie selline projekti. Et siis teeme laste muusikat sellises nagu ägedas viisis ja stiilis ja muidugi räägime missioonitööst. Ja mul on nii hea meel, et need mehed, noored targad mehed on kaasa tulnud ja eriti Renata. Ta juba ma arvan, et me võtame teda auto peale kaasa ikka ja tegi nii hästi siin keikajal neid liigutus. Kas te korra nimetaksite ka, mis laulud teil repertuaaris kõik olid? Meie esimene laul oli Matkamees, teine laul oli Mees ehitas maja, kolmas laul oli Tere tulemast Nepaali, neljas laul oli Kuidas mina pääsen taevasse, selline küsimus. Viies Jeesuse armastus, kuues Väike lohe tantsib. Ja nii oligi. Need olid laulud, need on head laulud, neid ei ole palju, aga need on head laulud. Miks te olete missionärid? Elu on kuidagi niimoodi viinud ja täna ka näiteks me oleme siin Jõgeval ja siis mul tuli lihtsalt siukene idee, et ma istusin autosse ja mõtlesin, et sõidan korraks linnast läbi, et äkki mõni inimene või pere ei ole näinud seda plakatit, et siukene perepäev toimub ja lihtsalt peatasin auto kinni, vaatasin, kus on väike laps ja ema käe kõrval seal ja ütlesin, et tulge perepäevale, et siin saab jäätist ja pannkooki ja tulge kirikusse ja siis võiks ju suunata neid kirikuõpetaja juurde edasi, et ta ristiks need ära, kutsuks leeri, et siukene mõte nagu on ja 5 pere nägin, üks ainult ütles, et aitäh, ei soovi tulla, aga 4 tükki tulid, nii et tasub proovida ja see on vajalik töö ikkagi. Miks sina, what you? Missionitöö, koguduse töö, sellainen punainen joon on missionitöö. Jeesus ütles meille piiblis, et minge ja rääkige temast. Aga ta oli niin väga hea, että ta ütles, että minge, aga ta ei jätnud meid üksi, vaan ütles, että mä olen iga päiv teiega. Missionityö on se, että Jeesusesta rääkimistä sõnade ja tegude kautta. Muidugi temast rääkimme, aga se tegude kautta voi tähendää sitä esimerkiksi, että mänkimme yhdessä muusikat. Aittamme inimesi. Rääkimme, näemme ketäkin ja ytlemme sulle temalle. Vai esimerkiksi mä ytlän sulle, että sä olet väga tähtis. Kuidas sun läheb? Ja mä jään kuulemaan, kuidas sun läheb. Ja siis kun sulla tunnet, että hei, tää on huvittatut. Siis mä usun, että sydän tulee plahti, että hei, mä olen minkin väärt. Mintä armastab, keegi mind armastab. Ja see, kes meid kõiki armastab, on Jeesus. Aitäh. Ja Eestis ju ka nii paljud inimesed ei tunne tegelikult Jumalat ja Jeesust ja siis ongi vaja nagu tutvustada neile ja rääkida, et on keegi taevane isa, kes neid väga palju armastab ja saab igast haigustest vabaks teha.
ja siin Jõgeva missioonipäevadel toimusid ka palve maalimistöötuba. Kirsi, kas sa räägiksid meile, millega tegemist on? No se palvemaaliminen on minul itselkaan natuke uusi asia. Mä olen sitä Suomessa näinut ja yhden korran ainult itse teinut. Ja mä mötlesin, että kui me siin Eesti tulemme, että kas võiksimme kuskil seda teha. Väga äge. Millised palveid siis maaliti siin töötoas? No tänään, kui seal alla on se meie isa palvenäitus, me mötlesimme, että se võiksis olla se meie tänäinen palve ja se onkin siinä meie isa palve ja siinä oli umbes 10 inimest ja nad sait mötletä, että milliselt nende oma meie isa palve võiksis näitta. Kas palvet saab maalida just sellises töötoas või seda saab ka mingite muul ajal või ise teha? Et kui näiteks keegi, kes vaatab, tahaks ka ise maalida, seda proovida, siis kuidas see välja näeks? No muidugi, seda võib teha ise yksi või kaasas sõpradega või kuskil kogutuses, kus on võimalik. Ja kui tead, et võib palvetada erinevatel moodil või viisil, see on üks võimalus palvetada maalides. Siia Jõgevale oled sa siis sattunud missionärina ja võib-olla küsis siis ka laiemalt, et kuidas siia Eestisse sina siis oled sattunud missionitööd tegema? No mä arvan, että Jumal on tahtnut ja olemme mun abikaasa Ramika tullut siia Eestissä eelmisel septembril ja nyt meillä on praegu 2 aasta töölepping ja töötämme Valkapraostkonnas ja alkuses kogutuses lasten ja noortega. Minu nimi on Ere Tött, mina olen siis Kristliku Nelipühi kiriku elukoguduse liige. Tallekeses olen ma olnud alguses saadik ehk siis juba 15-16 aastat, nii kaua kui Nukuteater Talleke on tegutsenud. Algus oli, me kõik oleme näitlejad. See on meie põhiülesanne, seal olla näitlejad ja mida mina isiklikult veel teen, et olen kirjutanud mõned uuemad näidendid sellele ja aidanud neid ka siis lavaküpseks saada. Inimesi üllatab, et on võimalik piiblilugusid läbi nukuetenduse nagu rääkida. Et kõik mõtlevad, et nukuetendus on lastele, siis ma arvan, et meie etendused sobivad igas vanuses inimestele, sest me püüame võimalikult piibli järgi, võimalikult autentselt neid etendusi teha ja see sõnum, nii nagu Jumala sõna on universaalne nii 3-aastasele ja kui 93-aastasele, siis täpselt samamoodi ka meie etendused sobivad igas vanuses inimestele. Need etendused kõnetavad alati ise ennast ka. Et see ei ole nagu ainult see, et me teistele teeme etendusi, vaid see on tegelikult ka see, et iga kord, kui sa seda etendust mängid, see kõnetab sind ennast samamoodi, sest sa nagu elad sisse sellesse etendusse ja sa mõtled neid kõiki asju läbi ja sa nagu oled üks osa ja minu jaoks, kuna ma olen nagu läbi aastate teinud lastetööd, siis mul läheb alati silm särama, kui ma lapsi näen. Ma arvan, et see on üks väga-väga hea võimalus lastele tutvustada evangeeliumit, sellepärast, et see nukuetendus avab uksi. See on nagu nii teissugune vorm. See ei ole nagu, ütleme, et vanemad ei ole ka selle vastu. Et neile tegelikult meeldivad, nukuetendused meeldivad, see üllatab neid. Kunagi ühel etendusel Raekoja platsis üks vana mees tuli minu juurde ja ütles, mina tulin oma lapselapsega siia ja ma sain ise siit nii hea kogemuse, et ma ei osanud seda oodata. Et need ongi need asjad, mis meid ise ennast ka üllatavad, mis meid ise ennast ka julgustavad, õhutavad üles seda tegema. Siin Jõgeva kirikupäevadel räägime me siis Lea Saarega. Ja Lea, mis on sinu roll missioonikeskuses? Mina olen missionär, lähetatud siis Soome missioniorganisatsiooni ELY poolt ja võib-olla kui
tavaliselt on välismaalased tulevad siia Eestisse missionäridena, siis mina olen missionär, kes teenib oma kodumaal. Ja kuna mul on hingehoidja ettevalmistus, siis ma tegelen selliste valdkondadega, mis toetavad siis meie inimesi, meie peresid, teen koolitusi, nõustan grupitöösid ja kõiges, milles ma saan abiks olla. Küsiks siis kohe täpsemalt, et milliseid koolitusi on siis võimalik saada missioonikeskusest ja kui me praegu siin juba Jõgevad oleme, et kas, kui nüüd need, kes siia Jõgeva päevadele ei jõudnud, kas nad tulevikus on võimalik ka siin nendest koolitustest osa saada? Jaa, mul on väga hea meel, et missioonikeskus on võtnud enda kanda siis koguduste inimeste toetamise koolituste näol. Et Liisa Rossi teeb väga häid piibliõppe koolitusi ja lisaks sellele on koguduste kasvukoolitused, näiteks koos Pia Rootsalaga me nüüd selle aasta alguses lõpetasime arenguprogrammi looja ja ligimise teenistuses. Kui Jumal lubab, läheb see programm edasi ka siis järgmisest aastast. Siis on koolitatud koguduse juhte, aga minu isiklik roll on just need pere ja sellised nagu hingehoidlikud koolitused. Et siin Jõgeva päevadel ma rääkisin suhteehituskividest. Suhteehituskivide programm on üks väga tänuväärne programm, mille kaudu saavad toetust paarisuhte inimesed, lapsevanemad, vanavanemad, noorte suhteehituskivide koolitus on siin olemas. On välja töötatud ka ristivanemate koolitus ja ma loodan, et seda ristivanemate koolitust me saame hakata õige pea siis pakkuma ka. Sügisel me alustame siin Jõgeval siis suhteehituskivide ja vanemluse koolitustega ja mul on hea meel, et Soome Sleu on lähetanud siia Kirsi Haaponiemi ja Kirsi tuleb minu partneriks siis siia Jõgevale sügisel neid koolitusi tegema ja kui Jumal ja Mart Jaanson lubavad, siis me teeme samasid koolitusi ka Valga praostkonnas. Väga rõõm, nii et on palju oodata. Ja kui nüüd sooviks rohkem infot selle kohta, siis kust nende koolituste kohta selle info leiaks? Jaa, palun külastage missioonikeskuse kodulehekülge missionikeskus.ee ja seal koolituste all on need kõik info olemas ja põhimõtteliselt võite ka kirjutada e-maili peale, kas siis missioonikeskuse e-maili peale või siis otsida üles mind ja otse tellida. Minu vestluskaaslane on praegu Mare Rosin, kes on Jõgeva Luteri kiriku väga oluline isik ja üks koguduse rajajatest. Räägi palun, Mare, praegu me oleme siin missioonikeskusega koos korraldatava Jõgeva kirikute päevade raames erinevatel üritustel olnud, aga sooviksime nüüd natukene ka selle kiriku tausta ja ajalugu teada. Sina oled algusest peale kaasas olnud, kas sa jagaksid, kuidas see kirik on enda nime saanud ja kuidas see kõik algas siin? No kuidas see siin algas? Et koguduse tegevus nagu algas kõik hoopis teises kohas, Aia tänaval, mis oli kohandatud siis kirikuks, endine nõukogudeaegne lastesõim. Aga siis ühel ajal nagu tänu Jumala juhatusele, et kohtusime selle Aivar Kokaga. Ja tema hakkas meid juba aitama seal Aia tänaval katuse tegemisel ja kõigi koguduse tegemistel ja toimetamistel. Ja kuna meil oli talumeeste poolt kingitud enne sõda see peaaegu hektariline maatükk, see sama, mis praegu on, ja see Vene ajal ehitati see veetorn peale, siis see oli meie maa ja nii hirmus isu oli, kuna Jõgevale mitte kunagi enne ju kirikut olnud ja kogudus on ka alles mingi 30 aastat vana, kui teistel on 300 ja 500.
et siis hakkasime niimoodi plaani pidama ja siis Aivar oli nõus ja hakkasid need katuserahad ja Aivar hakkas toetama ja aitama, me ise ka kõik olime selle juures, nende küll talguid ja kõike, mida tegemas ja siis saime selle maa siit ikka tagasi ja siis hakkasidki pikkamööda niimoodi, aga see protsess käis võib-olla mingi 8 aastat ennem, kui me jõudsime üldse selle ehituse alguseni siin ja kõigepealt tehti torn siis valmis ja siis pärast seda see kirikuruumid ja see teised ruumid kõik ümber ja siis kõik naersid, et ennem oli nööp ja siis tuli pintsak. Ja nagu Mare, ma varem küsisin ka, et mis selle kiriku nimi on, et tal on selline võib-olla teistest Luteri kirikutest natuke erinev nimi? Eks tal on sellepärast erinev nimi, et tal on nagu erinev funktsioon, et ta ei ole ainult kirik. Et kuna see ei oleks ennast ju üleval pidanud ega ei tuleks ainult välja, tänapäeval ei tehta ju ainult kirikuid. Ja siis kui see valmis sai, siis muidugi me otsisime seda nime küll ja mina oleks muidugi Maarja kirikut tahtnud, aga siis kokk uuris ja siis rääkis ka Luhametsaga. Siis pärast jäi niimoodi, et see on siis kaunite kunstide kodu, et siin saab kõiki muid üritusi ka korraldada, kontserte, igasuguseid nõupidamisi, koolitusi, mida kõik. Ja siis muidugi teenistus ja meie oma üritused, et siis on kaunite kunstide kodu ja siis sai nagu nimeks, et püha perekond. Ja siis see avamine oli ka niimoodi, et see püha perekonna mingi tähtpäev piibli jaoks on 31. detsember, aga siis maja terve selle kompleksi avamine oli 30. detsembril. Nüüd on 3. aasta läheb, oleme siin majas juba. Mis sai sellest eelmisest asukohast ja hoonest, kus kogudus enne oli? Seal on meil praegu riidepood ja see maja on meie käes, et me ei ole seda ära andnud. Aga kas natuke tutvustaksid ka praegust kogudust, kes on siin õpetaja ja kui suur kogudus üldse on, et kuidas kohalikud inimesed on kiriku vastu võtnud? Eks tasapisi aastatega on ikkagi asi paremaks läinud, et Aia tänaval, kui mina alustasin juhatuse esimehena kuskil 14 aastat tagasi või siis meil käis teenistustel võib-olla 7 inimest, 9 inimest nii, aga kui nüüd on meil ikka pühapäeval 2-30 inimese ringis, et isegi vahest on kuni 40 olnud, et kui suured pühad on ja muidu niisugust aktiivseid ja nagu liikmeannetajaid on kuskil ainult 50 ringi, et neid rohkem ei ole, aga tasapisi, et püüame teha neid kontserte ja ekskursioone ja nagu kogukonna inimestele, et rohkem neid siia nagu harjutada käima ja ka inimesed on päris hästi harjunud ja kohvikuga kõik, et kui tulevad, siis ütlevad, kohvikud ei olegi tänavaid. Ja igal pühapäeval peale teenistust on meil ka kirikukohvi, et vanadel inimestel ei ole siin Jõgeval nagu kuskil pühapäev minna, ega pole muidu ka käia. Mitmed on rulaatoriga ja kepiga ja siin on harjunud, igal ühel on oma koht laua taga, kus ta istub ja iga pühapäev on meil kirikukohvi. Oleme siin siis koos Jõgeva kogudusõpetajaga ja siin kirikupäevadel ja mis on sinu muljed tänasest päevast juba olnud? See on üks väga meeldivad ja toredad, et on rahvast olnud ja sündmusi olnud ja sellist sisu ja mõtteid ja muusikat ja kõik on kõlanud, nii et arvan, senimaani on täitsa jumala ikka hästi sujunud. Miks oli teie jaoks oluline siin sellised kirikupäevad korraldada? Siin oli neid algatusega oli seotud ka rohkem inimesi just siin nüüd koostöös ja tooks ära ka missionikeskuse ja kindlasti ka, et kasutada võimalust, et ehk ka suhteliselt uus maja, mis siin nüüd 2023 lõpus siis ühitseti, peapiiskop Viilma siis oli. Ja kuna ka ei ole, koguduse mõttes ka, et ei ole sellist ettevõtmist ka varem sellisena olnud, siis heade kaastöölistega siis koos küpses ja siis on ka olnud eelnevad koosolekuid siin juba talveperioodist peale esimest korda, kui me siin kokku tulime järjest, siis käisime iga kuu siis vähemalt korra, kuni niimoodi on siis läinud järjest. Siin ka siis missionar Oivo on teinud koolitusi enne siin 3 nädalavahetusel pühapäeval siis natuke neil teemadel ja siis olemegi tänasesse päeva siis välja jõudnud niimoodi.
Robert, sina oled siin Jõgeva kirikupäevadel osalenud. Mis on sul täna lemmikasi päevast olnud? Pannkoogid ja batuut. Väga äge. Mis üritustel sa siin veel osalenud oled? Siin oli väga lahe Laikrate perepäev, seal oli lahe, seal ma käisin. Ja mis sa arvad, kas tuleks veel tulevikus sellistele sündmustele? Ja muidugi.